Tervist, täna on 2. mai, Risto Rank Farming kanal ja ilm on ilus, eile nagu päris suvi. 1. mai on siis ju püha ja siukene, et inimestel vaba päev. Eile käis meil päris palju inimesi ja eile algas tegelikult meie hooaeg. Ehk meie suvehooaeg hakkabki 1. maist. Nüüd niimoodi oli, niimoodi on. Aga see ei tähenda seda, et minul oleks tööd kuidagi vähem, vaid Saaremaa suu, sildi alt sisse ja hakkasin siis 2 päeva tagasi ehitama kohvikule uut kööki, mis tuli niimoodi ootamatult, et tuleb teha. See osa on siis uus, see on nagu selline puslemaja siin juba, et igal aastal saab siia mingi juurdeehitus külge. Ma ütlesin, et kui järgmine aasta tuleb see punkt, et tuleb jälle hakata midagi juurde ehitama, siis ma võtan kõik selle maha ja teeme päris kohviku siia. Et praegu on nagu juppidest kokku pandud. Kuigi ta on ilus nunnu looduslik, et ei ole nagu midagi ei ole pahasti nagu ka. Aga varem oli ju köök ainult siiamaani ja see oli mõeldud siis niisugune ühe inimese köök, et üks inimene saab seal toimetada teha, aga eelmine aasta tuli välja, et ikkagi käis inimesi niimoodi, et oli vaja, et rohkem inimesi sinna mahuks ja sel aasta tõenäoliselt juhtub seda sama. See tähendab seda, et köök peab saama juurde ehituse, mis on igatepidi praktiline ja mõistlik. Ehk siis nüüd tuleb siis kööki mitte nagu sama palju juurde, vaid topelt juurde tegelikult. Just täpselt liil kukkus, tuuliseks hakkab minema. Ja ma jõudsin siis, üks päev ma valasin siis vundamendi, siis rohkem midagi teha nagu ei saa. Teine päev tegin siis ära karkassi ja panin natuke laudist peale, nii palju kui jõudsin. Et kui saame, siis täna õhtul ma panen ülejäänud laudise ära. Panen ka äkki jõuan ka pleki pandud, kuigi lubada ei saa. Sõltub, mis ilm teeb ja kaua valge on. Aga siis tuleb siia kohvikule tuleb tegelikult köök sama suur kui kohviku ülejäänud osa on üldse see, kus istuda saab ja asjad, et vajalik töö, mis tuleb teha, aga mida mul tegelikult ei olnud plaanis sel aastal otseselt. No mis sa teed? Elu teeb asju. Mirge ja Sind ja Mari on kõvasti vedanud siia kruusa uuesti, et rajad kõrgemaks, paremaks, loosiga kruusaga siia alasse üritame teha siis suve alguseks mänguala lastele, kus saab kiiget panna, teeme sinna tahapoole väikse mänguväljaku. Need postid, mis on siin uus pardijaed, kus veerinud jäävad siia poole, on ka postid on valatud. Eile kaevasin siia natukene poste juurde, kus siis läheb see piir uus vetsude juurest, et siin on postid, augud on kaevatud, valada ei jõudnud, täna ka ei jõua äkki homme. Et siis saame selle aia nagu siit poolt kinni uuesti ja siis see osa, mis on siin mudane ja madal auk, et siia tuleb nüüd siis täide. Pidingi täna helistama, tellima ja küsima, et kas mehed saavad tulla, et siia tuleb siis suur killustik alla ja siis liiv peale, et siis ongi siin kiiget seal tagapool mänguplats ja siis seal on nagu liivane, et nad saavad nagu, siis kõik kukub, ei ole valus. Aga see tähendab seda, et killustik tuleb siis tuua, lasta maha valada sinna, savikoja juurde ja siis tuleb avandiga tuua ja vedada see siia, vaheda siiedaks, valada maha ja siis tõsta seda pinda korralikult, et see mudauk kaoks ära siit ja et tuleks siia mänguväljak ja siis siit lähebki edasi ja siia tuleb sükene samamoodi lihtsalt vedruga värav, et siit saab siis edasi minna loomaaeda ja siis muidugi mu suur unistus on see, et äkki me saame siis, kui see avant tuleb, et me saame selle tee siia ka tehtud. Ma ei tea, kas seal saab, aga äge oleks ju, äge oleks. Aga kuna eile meil oli siin sükene rahvast liikus päris palju ja ei saanud siin hullult segutada ja midagi poest kätte ei saanud, sest pühade ajal on kõik poed kinni siin, et ei saanud naelapüstel naelu, ei saanud laudu juurde, ei saanud kohvikut edasi teha, siis ma võtsin kätte ja Aivo juba siin alustas üks päev, kaevas ühte väikest tiigikest maa sisse, võtsin kätte ja aitasin teha ka siis siukest asja siin. See ei ole veel valmis, aga üldiselt näeb juba mulje ära, et siin on 3 plastikust tiiki tegelikult. Need toodi meile kingituseks. Väga head inimesed, mandrid tõid, küsid äkki läheb vaja, see oli juba mõnda aega tagasi, aga nüüd nad saavad päriselt endale kasutuse ja siia ümber vedasin siis hunniku kive, Mirge oli abis, Külli oli abis, Aivo oli abis, tegime niimoodi, et see on päris mastaapne, et suured kivid ümber, see on küll maa sees, see on ka natuke maa sees, aga üldiselt ma tahan, et ta jääb natuke nagu kõrgem, kui ma seisan siin, et ei saa siit kohe sisse astuda ja et ei hakkaks siit see muu vesi, vihmavesi sisse voolama, et siis, et ta oleks nagu kõrgem natukene. See on 1000 liitrine, see on 500 ja see on 250. Et see kogu ringlus hakkab siis käima niimoodi, et
vesi sealt voolab ja siis läheb siit ringlusega tagasi. Sellest kõige väiksemast me teeme filtri, biofiltri ja siis ta hakkab nagu käima siit. Muidugi teeme ilusaks, paneme taimed kasvama, sinna poole paneme midagi suuremat kasvama, mingid puuspõõsast, siia mingid ilutaimed, siia nendesse muidugi veetaimed kõik sisse, kruusad, mõlud, värgid, nii et ega see plastikut väga näha ei jäägi, aga siis siia tulevad sisse, esimesed, kes siia sisse tulevad, on kuldkalad, kes on praegu siin vanas Kusti vannis, kus vesi tundub natukene must, aga tegelikult väga hullu ei ole, kalade jaoks ei ole, peaasi, et bakter on sees, et see lõhustaks ilusti jäägid ära, et sinna lähevad kalad, et see tuleb siis siit, kohe näitan ka, see tuleb siis siit seda rada mööda minnes, et see oli niisugune tühi plats ja midagi nagu suurt siia teha ei saa, et see tiigikene on päris äge siin, ma arvan. Ma ei tea, mida see Mirge veab seal, aga ju ta ise teab. Ja muidugi enne, kui ma kohviku kallale läksin, siis sai valmis Austraalia lindude maja puurid ka. Ma näitan kõigepealt, siin on nagu see niisugune huvitav ala tekkinud, et siia tulevad ilusad pöösad, taimed, lilled ja siis siin on niisugune, samamoodi oli niisugune kolmnurk, mis jääb muidu nagu tühjaks, et siis siia tuleb niisugune äge, ma ei tea, kas on peenar või midagi sellist, ütleme siis nii. Aga Austraalia lindude maja puurid siis, kokapurrad, kes siin laulavad väga võimsalt, teevad lahedaid hääli, on väga vingelt peale tükivad ja ei karda mitte midagi. Nemad tahaks lihtsalt, nad on nagu sellised mängulised ja nemad tõesti ei karda, jumalast lahe. Üks on seal üleval. Nii, siis on kaeluspapagoid, rohupapagoid, kes on praegu sees, tundub. Et vahelduvad, aga nad käivad siin sees väljas, on ju. Siis tuleb, kõik on mis süüa saanud, kõik on sisse läinud Ralfu, kuigi Ralfu sööb seal üleval, ma näen, et ta on seal, ta on välja tulnud oma apelsintükiga, tundub, et on apelsintükk. Ralfu on seal, siin on Amazonase papagoi ja on Chili ja teine loriket ka. Ja siis praeguse seisuga see puur, ma olen sellest rääkinud ka, mis on siis viimane, et mis tegelikult jääb lorikeetidele tulevikus, siin on siis leemurid praegu. Et leemurid saavad ka õue tulla ja leemurid väga naudivad päigest, aga praegu on nad kõik sees, sellepärast ongi hommikusöögi aeg olnud ja leemuride auk on siis allpool, nagu näha, et leemuride auk on allpool, et see läheb hiljem siis kinni, kui leemurid lähevad oma suurde koju, mis tuleb tulevikus, kuigi see on väga vinge, et tegelikult nagu see oleks nagu täiesti piisav ja äge aedik puur leemuritele ka, aga me tahame teha veel vingemat ja suuremat, et siis läheb see auk kinni, kust leemurid praegu väljas käivad ja siis Chili ja nende auk tuleb nagu ülesse poole. Et siis saad lorikeid ka eraldi. Ja nüüd ongi näha, et nagu see maja, mis ma ütlesin, et on siin kõrge torn, et see ei jää näha, et see ongi nii palju näha ainult siit tagant. Et need uksed, aga tegelikult me peame panema ka siia vahele mingi köie ja teisel poole ka, sest et inimesed ei saaks siit läbi käia. Et ikkagi, et loomade jaoks see võimalus ka, et igale poole inimesed ei pääse, et nad saavad minna taha nurka kuskile. Aga üldiselt rohi hakkab kasvama, puud hakkavad minema vaikselt roheliseks, kõik naudivad päikest, kängurud on pikali, päevitavad siin. Et täna tuleb veel üks veterinaari kuur õhtul, niimoodi, et kõik loomad saavad kevadise viimase parasiiditõrje. See on niisugune hull püüdmine ja tegemine, aga see on kõik vajalik, see käib selle asja juurde, kõik naudivad, jumala äge. No, ise naudime ka, see on niimoodi, et kui talve masendus hakkab kohe läheb mööda, kui on 2 päeva päikest, mis on täiesti üllatav, et inimesed unustavad ikka väga ruttu selle ära, et kuule, tegelikult oli jumalast jama, 6 aega tagasi oli jumalast jamales. Täpselt samamoodi loomad ka, et nad täiega lihtsalt kaifivad, oma väike otu. Ja siis on see väike talleke seal, kes oli ju viimane, kes sündis meil siin. Nandudel käib hull pulmatants ja möll, et varsti hakkab tõenäoliselt mune tulema ja siis Toomas tahab kindlasti auduma minna, et kõik on nagu selles pulma meeleolus, et järglasi tuleb meil siin tõenäoliselt veel, et eks näis. Okassead on veel peidus praegu, aga praegu ongi kõik söövad hommikust, me ise peame kahjuks minema täna Kuressaarde. Mina olen praegu paha, sest mina tegelikult, isegi ninakarud kardavad mind natuke sellepärast, et viimasest sellest parasitööre tehakse 2 korda siis järjest niimoodi, et 2 nädal jääb vahele, et mina olen see, kes nad kinni peab püüdma kõik ja siis nad saavad süsti ja siis neil jääb meelde, et mina olen nagu see paha justkui. Ja siis ma pean hakkama nagu neid meelitama peale seda, kui see viimane püüdmine on ka tehtud, siis ma hakkan kõiki maiustustega meelitama, et ma saaks uuesti sõbraks. Midagi ei ole teha lihtsalt.
et siuksed toimetused on praegu. Hästi palju juhtub, hästi kiire on, hästi palju peab tegema, hästi palju on teha. See tähendab ka seda, et nagu see filmimisaeg on hästi vähe, aga noh, ma annan endast parima. Võtame seda aega veel. On surikadid hea päike on ja nii mõnus. Megasoe, vinge. Ma isegi eile põlesin juba ära kaela pealt ja käte pealt, et täna peavad olema pikad varrukad seljas põhimõtteliselt. Võt, mul ei olegi midagi muud tarka näidata. Munad läksid täna inkubaatorisse, igal pool midagi toimub. Kohvikus loodame saada töökorda siin nädalaga niimoodi, et köök on täiesti valmis. Rohkem lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda, et see peab saama valmis nädalaga. Ja täpselt nii lähebki. Teilge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau!